Selle võime siis ära lõigata. See oli peaproov. Peaproov oli see. Mul on nii hea meel teid kõiki oma lähedasi siin ühes pisikeses ruumis. Ei ole pisike, see on täitsa suur. Otto ütles, et see on pisike. Et me mahume kõik siia ilusasti ära. Ja ma tunnen, et mul on olnud hästi selline ilus teekond ja ma olen nii tänulik, et nendel nii ilusatel kui ka raskematel hetkedel mul on olnud teie tugi ja teie tähelepanu ja teie olemasolu. Ja ma hindan seda tohutult. Ja viimaste aastate jooksul, nii kaua kui ma olen tegelenud selle muusikavärgiga, pühendunud siis muusikale ja valinud oma tee. Et see pole üldse mitte olnud selline sirgjooneline, vaid voolav ja läbi küngaste ja läbi orgude ja selle teekonna jooksul on sündinud väga palju muusikat, mis ongi olnud inspireeritud teist, kes te kõik siin olete. Et ma luban, ma väga pikka kontserti ei tee, pisikesed lood on ja ma arvan niimoodi pool tundi kestab see asi siin. Ja kas kuningas on ka kuskil või? Tema võib ka kutsuda, et see on väga tähtis, et tema ka siin oleks. Linda ka muidugi, oled siin ja sa võid lähemale ka tulla, miks sa nii kaugel oled? Ära häbene, omas kodus oled. Ja ma näpud natukene külmad. Energia võiks sinnapoole ka minna. Aga ma lihtsalt alustan. Ja see siin üksi olla niiviisi on hästi suur asi minu jaoks, sest et ma olen olnud harjunud mängima teiste inimestega koos. Aga ma tunnen, et nüüd ma olen selles kohas, kus ma saan seda teha ja esimene lugu ongi minu kuningale, kes peidab ennast. Talle ei meeldi see tähesära. Ise kannab tähe nime, aga pelgab seda sära nii. Ja läks ka teise tuppa ära. See on väga tüüpiline Otto. Et kuulab vaikselt ukse tagant. Super. Otto sind kutsutakse. Kõik okei, vähemalt kuulab. Ja esimene laul on minu Ottole.
me ühine teekirjas elus salmides. Tean, et sinuga koos muudame maailma me ja see maailm siis kuulub vaid meile kahele. Me oleme üks tantsiv hing ja laulev vaim. Armastus meid loonud, armastus loonud meid. Aitäh. Üks suurimaid muutusi minu elus on olnud seesama neiu siin, Linda. Ja see ongi nii veider, kuidas me tegelikult hakkame mõistma alles päriselt siis, kui me ise saame kogemuse. Et see, ma ei taha öelda vaev selle kohta, aga emadus on niivõrd väljakutsuv nii paljudel tasanditel ja jääda siis nagu kõige selle möllu ja kaose juures nagu normaalseks inimeseks, olla kontaktivõimeline on see on imeline ja kõik emad lihtsalt täielik kummardus teie ees. Ja väga suur kummardus ka minu enda ema ees, kes on mind nõnda hoidnud ja andnud mulle kõik, mida ma kunagi olen soovinud ja rohkemgi veel. Ja Linda tuletab mulle meelde, et ära räägi nii palju hakka laulma.
natukene ei taha teile otsa vaadates. On emotsionaalne on endal ka olla. Aga järgmine lugu. See on pühendusega ühele väga erilisele inimesele. Nagu te kõik siin. Aga üks inimene, kes ma tunnen, on minu ellu toonud siukse kannapöördekoha, et mäletan, kui me esimest korda kohtusime ja siis olime seal Edenis, käisime kirjatarvete poes ja olime just nagu niimoodi kohtunud, kuigi olime väga pikalt juba ühes klassis käinud ja samas koolis käinud ja ma mäletan seda hästi erilist avatust ja haprust, mille sees oli nii suur tugevus. Ma mäletan, et ma läksin koju ja ma kallistasin oma ema ja ütlesin, et ma nii väga armastan sind. Ja see on naljakas, et sellised kohtumised nagu jäävad alati kuskile hinge. Ja nii hea on neid alati meenutada nendel hetkedel võib-olla, kui on natukene raske. Ja siis hoida lihtsalt seda mu südames. Kandku su inglitiib sind.
mul on üks uus asi ka. Kes kohvris? Ma loodan, et see on hääles. Taavi, kas on hääles või? Mängi klaverit. Ma olen üksi siin, ma tean. Ei, see on õige. Ma panen häälde. Täitsa uus on see ja uhke värk. Mul on nüüd enda niimoodi lavapill, millega ma saan panna juhtme taha ja minna mängima. Äge värk ikka. Nii suur tänu Andresele, kes viitsib muga mässata ja tulla mu ideedega kaasa ja ma olen hästi lendlev. Ja ma tunnengi, et teie inimesed annate mulle selle toe ja sellise maapinna alla, et ma tean, et mul on turvaline maanduda ka siis, kui ma lendan natukene liiga kõrgele vahepeal. Ja need meesterahvad on eriti, ma tunnen need nagu sellised kaljud, kes on sellised realistid, ütlevad, kuidas need asjad käivad päriselt. No nad ei tea selles mõttes, kuidas päriselt käivad, aga vahepeal teavad ka selles suhtes, aga mul on hästi hea meel ja kõikide nende meeste üle, kes mu elus on. Minu isa, mul on 2 isa, Leho, kes on täpselt samamoodi toetanud minu seda kasvamist selleks, kes ma olen praegu. Et võib mõelda, et ma olen üksi ja ma üksi tean, kes ma olen, aga oleme niivõrd ikkagi mõjutatud oma keskkonnast ja olen nii tänulik, et mul on olnud selline turvaline koht, kus ma olen saanud kasvada. Mul on minu vanaisa, kellega me istusime tiigi ääres ja püüdsime kala ja siis ma ei tohtinud kunagi rääkida, sest ütles, et kalad lähevad ära. Nii nagu Lukso ütles, kus sa näed, et kalad minema. Vanaisa alati ütles mulle, et ma räägin liiga palju. Aga see oli hea, siis see tõi kuidagi maa peale. Ja see lugu ma tunnen ongi kõikidele meeste rahvastele ja praegustele isadele ja tulevastele isadele, kes on nii olulist rolli mänginud mu elus.
laul, selle ma kirjutasin Tairile sünnipäevaks, keda kahjuks siin ei ole, aga kes on ka siuke, kes teda tunnevad, siis teavad, vaba hing lendleb ka oma nende juustega ringi ja lühikeste juustega. Ja üks inimene, kes on mulle niivõrd oluline ja keda ma näen harva, aga iga kord on selline nagu huvitav taaskohtumine, et selline tunne nagu aega ja ruumi vahepeal ei olekski olnud. Et ja mul on lihtsalt meeles üks kord, kui ma mäletan, me elasime, mis tänav see oli? Seal Jalaka juures, mis tänav see oli, kus me Alasi tänaval elasime. Ja siis kolmikud olid pisikesed ja siis ma mäletan, kuidas ta niimoodi sadas mulle järsku sisse, ta oli muidu Inglismaal, aga siis ta tegi mulle üllatuse. Ja nagu see tunne on kuidagi nii minuga kaasas, et ma alati nagu, tuleb siuke nagu kevade tunne sisse, kui mõelda sellele, et niimoodi, et südame uksed lähevad lahti ja siis tuleb siuke õhk tuleb sisse. Ja see laul kannab pealkirja Uus algus. Teil läheb hästi või? Me oleme poole peal. Pool on veel ees, jah. Üks vähem kui pool. Ja järgmine lugu on pühendusega minu vanaisale, kes on küll juba siit maa pealt ära läinud, aga ma ei tea tegelikult, võib-olla ta on tagasi. Siis mõtlesin, et ta võib olla mingis lilles või puus või linnus või ta võib igal pool olla. Ja lihtsalt tahan laulda seda laulu, et teda endas jälle näha.
järgmine laul kannab pealkirja Langes kord täht. Ja see sai kirjutatud, loodud Helenale ja Jaagule, keda täna küll siin ei ole, nende pulmapäevaks. Ja kuidagi naljakas jah, kuidas see laul niiviisi tuli. Kõrval kui kaks elupuud. Kiigutab tuul meid õrnalt, päike annab meile suud. Sinine taevas me kohal annab lootust. Aina vohab, täitub viimegi ootus. Langes kord täht, teile saatsin ma soovi, et hoiaks mu kätt, käsi helja hooli. Tunnen, mis kasvan ja suuremaks saan ma ise ning armastus, mida tunnen su vastu ma, mida tunnen su vastu ma, mida tunnen su vastu ma, mida tunnen su vastu ma. Tunnen, kuis kasvan ja suuremaks saan ma ise ning armastus. Aitäh! Mäletan, kuidas ma olin seal all aprillikuus oli see sealpool. Ise olin sünnitanud just ja siis tegin seda talisupplemist ja siis ütlesin niimoodi kõva häälega välja, et minu järgmine plaat tuleb 9 lugu. Nii et ma siis teen ära selle 9 lugu, et 2 on veel jäänud. Ja sellest hetkest ma mäletan seda tunnet, sihukest energiat, mis kuidagi käis must läbi ja oleks me siis teadnud, et sihuke värk hakkab toimuma. Aga ma olen õppinud selles marus ja rahus tantsima. Ja mul on tunne, et kõik see kontrastide kogemine ongi just nimelt selle jaoks, et me lõpuks oskaksime seda kuldset keskteed näha ja oma kuldset keskteed. Ja vajadusel vahepeal käia ja kuskil kõrval ka vaadata, mis teiste vagudes toimub ja mis seal kasvab ja see on ka tore, aga ja rahus ja marus. See nimi on inspireeritud ka ühest väga olulisest inimesest, kes mu ellu on tulnud, keda täna kahjuks ka siin ei ole.
ongi viimane lugu käes, nii ruttu oleks. Viimane lugu, seda ma jõudsin kõige vähem harjutada. Olen nagu pikalt seda mänginud, aga kuidagi nii oluline tundus see lugu. Ja see on ka pühendusega ühele väga-väga olulisele inimesele minu elus, kelle saabumisega ma jällegi tunnen, et kõik pöördus või kuidagi siuke kannapööre toimus. Ja see ongi tihti siuke sisemine, mitte niivõrd väline. Ja nii tänulik kõikidele teile, keda ma tunnen juba pikemat aega, keda ma tunnen vähemat aega, aga mul on teie kõigiga väga eriline side, väga eriline hingeline side. Et see ongi naljakas, et mõnikord ei olegi palju sõnu vaja. Piisab lihtsalt ühest vahetatud kallistusest või pilgust. Vahetatud pilk, millest juba saab alguse sõprus. Tänan teid kõiki, et te tulite täna siia. Et te nii ilus on vaadata teid, kui te näksite läbi minu silmade. Ja ma tean, et meie tee toob meid ikka ja jälle kokku. Ja lihtsalt ilusat elu meile kõigile. Enne laulsin. Aitäh!
ma teen sellise ettepaneku, et laulaks selle sünnipäeva laulu ka Lindile. On teil sõnad meeles või? See Henrile, Henri on juba ära läinud. No tulete kaasa, laulame mulle sünnipäeva laulu. Seda on siin lauldud küll juba ja see mingil kujul on Lindil ka, aga sõnad on lihtsad, selles mõttes, et tasakesi tulete lihtsalt sujuvalt juurde. Paljud on kuulnud ka. No Matil Mallel peaks küll täitsa selge olema. Emmel peaks ka olema selge. Emme on need 50 korda need sõnad läbi vaatanud. Ja, et siis need, kes on julgemad, laulavad kõvemini kaasa. Ega nagu nii väga palju ei jää teid kuulda siin Lindi peal, et selles mõttes pole vahet. Et teeme mitu korda läbi, et ikka õnn oleks siin majas ja võtaks põue kaasa, kõik võtaks kaasa, läks edasi ja siis viiks selle õnne kaugele maailmasse niimoodi, et kogu maailm on varsti õnne ja armastust täis. Teeme nii. Sul soovime voolavat kulgu, küllust ja armastust.
seekord tuli 10 laulu. 10 tuli jah? ahah.